ning Olavin on jäänud läbida veel 150 meetri ringis sellest distantsist. Karel Hussargi on tema kannul 100 meetri kaugusel jõudnud Türi staadionile, aga Olavile on siit tulemas kindel võit ja rahvas võtame juubeldustega aplodeerides Olavi siin finišis vastu, teeme suure aplausi Olavi Allase, taaskord suurepärane jooks kodusel Kirna-Türi jooksul ja võitjana defileerib finišis ja tema järel 100 meetri kaugusel on tulemas, vaatame, Karel Hussar, talle järgnemas täpselt niimoodi on numbriga 1787 on Karel täna distantsi lõpetamas mõned sekundid Olavist hiljem. Bert Tippi täpselt nii, Berti pidasin täna ka üheks favoriidiks ja tean, et siitkandi noore mehega tegemist on. Mees on treeneriametit pidamas CFC Jaak Mae suusakoolis ja viimastel jooksudel ka Bert on näidanud kadestamisväärset jooksuvormi, on saavutanud Rauno Reinartki on siit kandist sirgunud jooksmees ja juustiklane, kindlasti teate vendasid Reinarteid, aga Rauno peab leppima siin selles tasavägises konkurentsis küllaltki 4. kohaga, nii et Bert Tippi järel 4. jõuab üle finišijoone, mis näitab seda veel kord, et kodukandis toimuv jooks on igati südamelähedane, siitkandist võrsunud mis tahes või spordialasid nad tänasel päeval ka ei esindaks. No vaatame, kaua läheb veel aega, Aleksandra Lagoda meil siia Türi staadionile jõuab ja samal ajal telepilt on Türile sisse tulevat teedpidi näitamas, et seal läheb jooksjate rivi järjest tihedamaks ja erineva pikkusega poisse, aga sekka ka tüdrukuid on siia finiši suunas jooksmas liikumas. Ja osavõtjate hulgas peaks ka Rasmus Mägit ootame kindlasti. Kui Rasmus täna starti läinud on, teame, et tervisega natukene oli probleeme siin viimastel päevadel ja kas tervislik seisund on lubanud starti tulla, aga numbri all 3337 on meil järjekordne finišeeruja 3337 leian siit stardiprotokolli realt ja see on Enari Tõnström. Enari Tõnström ka tuntud jooksu noormehe mehega tegemist on suurepäraseid jookse ja kõrgeid kohti saavutanud kodustel erinevatel jooksudel. Vaatame, kes on tema järel tulemas siin numbri all 2600 ja 62 ja Luna Saoda siin poiste varju tuleb kohe üle finišijoone, võtame ta vastu, sealt vaatame siit peapäelaga Luna Aleksandra Lagoda, suurepärane jooks ja naiste ning neidude arvestuses võit. 12-aastane tüdruk on täna teinud suurepärase jooksu ja vaadake, kõvade jooksumeeste tuules, ega nad kaugele ei jäänud, aga Rasmus Mägi tuleb nüüd üle finišijoone numbri all 1501. On see täna korralik treening ja selline väikene rassimine siin ja lõpus Rasmus väga soovib Paide jooksu selle Kirnat võia, kus ta viimastel aastatel osalenud on, nii et väga heal meelel tuleb siia võistlema. Vaatame, kes meil järgmisena on tulemas, numbri all 1506 lõpetab Andris Hoo distantsi ja nüüd on tulemas sealt Kelly Nemolichin. Kelly, kes varasematel aastatel lühema distantsi on võitnud Sisekaitseakadeemia magistrandiga tegemist on ja kuulumas Eesti keskmaa jooksu paremikku võistelnud erinevatel rahvusvahelistel võistlustel, kaasa arvatud selli mängudel, kus kui ma õigesti mäletan ka võidu tänavu võttis need Kelly Nemolichin neidudest naistest teisena ja vaatame seda põlvepikku poisikest, kui niimoodi tohib öelda, kes finišisse tulemas on. See on küll suure hinge ja suure südamega ning kõva mootoriga sees väikese poisiga tegemist on, erinevate spordialade treenerid, piske pilk peale, aga Run Nike 1726 näitab särk seljas, et noorele mehele jooks võõras ei ole ja selle numbri all täna Oliver Grauen oli see finišeeruja. Vaatame, tuleb siin vahepeal sekka ka vanemaid natukene jookseid, numbri all 2071 lõpetab, kiikab kella finišis Kaido Koppel, Kaido järel numbri all 1968 lõpetab täna meil distantsi Gert Kask ja Gerdi järel omakorda numbri all 1970 Hardi Kaska jõuab finišisse ja vaatame Hardi järel nüüd
on ehk mõnikümmend meetrit, sadakond meetrit tühja staadioni ja tuleb järgmine osavõtja, kelleks on numbri 2710, lõpetab täna distantsi Hendrik Peterson. Hendrik Peterson jõuab, nii et hetkel on kaks neidu finišeerunud, need on siis Luna Aleksandra Lagoda, kelle võimetele me täna siin vahetult rajaveerest saime kaasa elada ja tema järel Kelline Volikin teisena on neidudest naistest täna finišisse jõudnud ja vaatame, kes on meil sealt järgmisena tulemas numbri all 23-27 märkan numbrit mehe siis jooksja särgil ja kui selle numbri välja ütlesin, siis selle numbri all täna jõudis meil finišisse Christopher Lään. kes on siis Kristjan Lääne jälg. Kristjan on oma lapsi utsitamas, siis noh, tõsi siin küll teise maakonna Lääne-Virumaa kantsis Jänedal, mis omal ajal paik kuulus ju ka Paide rajooni koosseisu ja vaatame praegu neid kolmanda-neljanda koha konkurentsis, väga tiheda konkurentsiga tegemist on ja numbri all 24-29 Jekaterina Mirotvortseva ja Katja järel numbri all kohe 2300 ja kui see on 51, siis selle numbri all on jõudnud neidudest Saina Mamedova nimi kindlasti tuttav ja nüüd on meile tuttav ka Jekaterina Mirotvortseva, kaks neidu väga tugevad jooksjad ja vaatame, praegu tuleb ka naistest, peaks olema siin viienda koha nüüd konkurentsis numbri all 3250 jõuab finišisse meile Deivi Teppan. Järva-Jaani kooli kehalise kasvatusõpetaja Leo siin mind natukene aitab ka, et tutvustada paremini siinviibijatele kohalikke tublisid inimesi ja meie maasoola, kui niimoodi tohib öelda. Numbril 3087 Tristan Aiksild on jõudnud finišisse siis sellelt lühemalt distantsilt ja vaatame, väikeste vahedega järjest tullakse ka siin sellel distantsil ikkagi praegu veel on märkimisväärsed vahed sees. Ei ole sellist tihedat finišeerumisvoogu tulnud, milline õige pea peaks meil algama, kui numbri all 31-90 Kaimar Tamm peaks olema see noormees ja numbri all 27-49 leiame eelmise stardiprotokolli lehe viimaselt realt Steven Bleesi nime. 21-97, 21-18, 21-97 numbri all täna siis finišis Nikolas Lahno ja vaatame järgmisena numbri all 3581. Kas meil on stardiprotokollis täna hommikul registreerunud võistlejatest, nii et seda minu käes olevas stardiprotokollis ei ole, mille väljatrükk on tehtud eile õhtul. Nii, käed taevasse numbrile 2467 koos koolinoortega siin tulemas härrasmees Märt Mäll finišisse numbri all 1746. Knut Hanga on täna distantsi lõpetamas, kelle poeg Karol on ju väga tugev jooksumees ja vaatame, järgmisena on seal tulemas meil kas neidudest ja numbrid 3500 ning 8 naistest lõpetamas täna distantsi meil Mirjam Mint jõudis finišisse 3547. Vaatame, siin on Juuli Õitspuu jõudnud neidudest pärale, siin siis meestest numbri all 3057 jõudis finišisse hetk tagasi Ahto Selter. Nii et näeme, et tüdrukud tulevad ka koolinoored siin, päris noored tüdrukud ja on visalt pingutanud, väga tublit jooksnud poiste vahel siin lõpetamas on, mis on tänasel päeval kindlasti tüdrukute ja poiste, noorte tüdrukute poiste puhul selline imetlust väärt omadus. Tihti ei viitsita pingutada, aga need, kes seda viitsivad teha, tahavad teha ja tahavad ennast pingutada, need on kindlasti austust ja tähelepanu väärt. Kui numbri all 3570, seda numbrit ka minu protokollis ei ole, spurdivad siin numbri all 31-30 ja numbri all 31-36, 31-30 neist siis Inno Stroom ja 31-36 numbri all Egert Suits tegid siin finišispurdi ja numbri all ja Magnus Kirt jõudis finišisse tänavune Londoni MM-i 11 odaviskes isiklik rekord 86-60.
näitab seda, et odaviskajatel peab ka natukene ikkagi võhma olema, kui sama kinnitab meile ka Noppi Norbert Hurt numbri all 1507. Jalkamees peab jõudma joosta, siin kahtlus ei ole. Eesti siis noorte jalgpallikoondise peatreeneriga, ühe vanusegrupi jalgpallikoondise peatreeneriga tegemist on ja Noppi oskab kindlasti üldkehalist ettevalmistust, vastupidavust, ettevalmistust ja selle töövõime parandamist läbi jooksutreeningute jalgpallurite ettevalmistuses hinnata, nii et see on oluline. Mitte kõik jalgpallitreenerid, võin siinkohal öelda, ei oska sellele piisaval määral tähelepanu pöörata. Numbri 1593 Kristo Ardla on jõudnud hetk tagasi finišisse ja nüüd järjest tihemini tullakse. Muideks sellel distantsil täna on osalemas meil ka Pipi-Liis Siimann. Türi vallavanem Pipi-Liis Siimann on kaasa löömas ja vaatame see härrasmees, kes meil siin finišis särab numbri 2500. 2589. Ahah, meil 3-4-4-6, kas meil oli tõesti Hiina Rahvavabariigist osavõtja rajal, võis täitsa olla ja selle numbri all siis ei olnud vist, aga suure jooksu lähe on meil näha ja numbri all 2 Ibrahim Mukunga juhtimast Indrek Nurme, kohe tema kõrval Sifakas, Kaur Kivistik, nende tuules kollase särgiga paremal Martti Medar, kes kahte korvpalli põrgatades vasakul siin, kohe Nurme järel Argo Jõesood jooksmas, näete, nii et meie tippjooksjate stiilinäiteid. No Mukungal täna on tossud jalas, sokkis ei ole paik, nii nagu ta seda tegi siis tänavusel Tartu jooksumaratonil. Mõned minutid enne starti tagasihoidlik Mukunga tuleb minu ja peakorraldaja Indrek Kelgu juurde ja ütleb, et mul ei ole tossusid, et olid seal kotiga, panin sinna, enam ei ole, mis nüüd saab. Kiiresti vaatasime ringi Intsuga, mis teeme, kas viivitame starti või mitte. Peakorraldaja on muidugi jääb endale kindlaks, ei, me starti ei viivita. Mukunga nagu mingit probleemi sellest ei teinud, silkas trepist alla, läks starti. Sellel hetkel me ei saanudki aru, kui ajaloolise hetke künnisel me Eesti Vabariigis oleme ja niimoodi ta kihutas sokkis seal, kes juures olid sokkidel, olid augud sees ja natuke nagu ette kujutate, nagu lapsepõlves olid need sokid nii-öelda siis ripmesid seal jalgade küljes ja niimoodi kühveldas mees 23 kilomeetrit Otepäält Elva külje alla ja sellest tuli asfaldil ka joosta, milline kulutas, rasveldas Mukunga jooksusokkidesse augud, ilmselt just see rajalõik. Aga tüdrukute 10-11 aastaste automise oleme ja heal meelel ära, nii et vabandage siis lühemat jooksud tulijad ning 10-aastaste tüdrukute jooksu tänane kolmas tulemusega 11 minutit 40,1 sekundit Karmen Kazantseva, Viljandi tüdruk Karmen Kazantseva. Teine koht tulemusega 11:10:00 Helis Heinsaar, Tallinna tüdruk. Helis Heinsaar, Helis, palun tule oma karikale ja teise koha auhinnale järele ning võitjaks kuulutame tulemusega 10:37 Tallinna tüdruku varasema jooksu võitja Ahto Tatteri tütre Mei Margaret Tatter. Tema nimel tasub ja isa jälgedes võib-olla tulevikus lühema distantsi neidude tüdrukute võitjaga võib-olla tegemist tulevikus, mine tea, võib-olla ka pika distantsi naiste võitjaga. Aga meie ees siis veel kord Mei Margaret, Helis ja Karmen, palju õnne 10-aastastele tüdrukutele, 3 parimale, jätkame 11-aastaste tüdrukute vanuseklassiga. Kolmas koht täna tulemusega 11:34 Tartu tüdruk Rika Veevo. Rika Veevo, kolmanda koha omanik, teine koht tulemusega 11:21:00 Hannah Kaljur. Hannahkil on ilus nimi, mis tahes pidi ei loeks, kas paremalt vasakule, vasakult paremale, ikka tuleb Hannah, nii et Hannah Kaljur, palju õnne Hannahkile ja selle vanuseklassi võitja täna tulemusega 11:09:00 Hanna Arulepp, nii et Hannah ja Hanna selle vanuseklassi 2 kiiremat täna. Ja veel kord siis teeme suure aplausi Hannah ja Rika. Palju õnne tüdrukute 11-aastaste vanuseklassi tänastele tublimatele 36. Viiking Vindu Paide Türi rahvajooksu lastejooksudel.
suur veel kord ja kõikidele osavõtjatele aplaus ka tublidele vanematele, vanavanematele, õdedele, vendadele, naabriorudele, tädidele, pereliikmetele, kes te lapsed erinevates vanuseklassides täna Türi lastejooksudele osalema tõite. Nii, aga hoiame pilku peal ja kas on keegi tähele pannud, kas vallavanem on ka meil finisse jõudnud, alati sportlik ja särav Pipi-Liis Siimann, kui vaatame neljajalgse sõbraga täna siin distantsi läbinud ilmselt numbri all 3064. Helina Sepp on jõudnud finišisse, märkame seal numbrit 1714, üks härrasmees on lõpetanud distantsi ja tema on Mihhail Fomin. Pjedestali kõrgemalt astmelt võib-olla natukene parem pilk on avalemas finišeerujatele, nii et kuidas öelda, omavoliliselt selle positsiooni siin hõivan, natukene aga uhke on seista küll, ei saa salata, kui numbri all 3125, vaatame hetk tagasi, on distantsi Valjo Stamm lõpetanud numbri all 1554 neidudest, aga Birgit Albert finišeerunud, Birgit vaatame, vorm näitab, peaks olema äkki meil kas jalgpalli neiuga tegemist ja vaatame numbri all 1765 õhetab meil finišis Veronika Heinla nägu, aga särav naeratus näol siiski ja rahulolu. Alguses võib-olla natukene väsinud tunne kindlasti on. Numbril 2834, vaatame, on siin daamidest lõpetanud distantsi meil Ivi Randmaa ja numbrid 2013 märkame ja noormeestest on siis selle numbri all täna finišisse jõudnud Jaan Kirsipuu. Rattalegendi Jaan Kirsipuu nime käib isiklikult. Numbri all 3579, nii suurt numbrit ilmselt mul ei ole, aga numbri 3099 leian ülesse küll ja sellises kaitseväe vormis Villu Sisast on jõudnud finišisse, nii et võimalik, et siin on kaitseliitlasega tegemist või noorkotkaga või kellegiga tahes, igal juhul selline maastikuvorm noorel mehe seljas on ja vaatame siin vanemad härrasmehed numbrit all 3537 jäi silma Aimar Välja on jõudnud finišisse. Suurel pildil Mukunga juhtimisel tullakse ja Tiidrek Nurme tema tuules pööratakse Paidest välja Türi suunas. Kaks meest lähevad oma teed, Ibrahim Mukunga, Tiidreku väga suur sõber, siin viimasel ajal meedia vahendusel ka väikeses sõnasõjas asus Tiidrek kindlasti Ibrahimi kaitsma ja Tiidrek on suure südamega mees, Tiidrek on tore mees ja mitte ainult suure südamega mees, vaid ka kindlasti suur sportlane Eesti mõistes. Nii, aga meie siis pilk ikkagi lühemalt maalt tulijate finišeerujate peale ja numbri all 3139 on finišeerumas täna Krista Sukk ja vaatame härrasmeestest numbril 2663 Vahur Palu lõpetanud distantsi numbri all 1988 Viking Window, sarved mehel, sarvedega müts peas, 1988, kui ütlesin, siis kiiresti siit protokollist välja sirvin ka ja Heimar Kespre on selle vahva mütsiga meil täna selle lühema distantsi läbinud. Seal on paaris praegu tulemas Pakkunet Medar ja Dima Aristo on selles paaris, kes praegu telepildis meil näha on pikemalt maalt. Nii, numbri all 1691, mis seal daamil kaasas on vibu ja Amori nooli on ta siit rajal võib-olla välja lasknud, aga numbri all 1691 selline vahva kostüüm on Maria Elbergi seljast ära, et kindlasti tervitame ka kõiki kostümeeritud, kes meil lühemalt või pikemalt maalt finišisse tulemas on. Nii, vaatame härrasmeest numbri 2807 rahulolevalt käed taeva poole ja see oli Aigo Pärnsalu, kes meil hetk tagasi distantsi lõpetas numbri 2830. Karl Markus Rand on meil tubli poiss
ja Sirje peidab oma pilku, sest alati räägin ma ühte sedasama juttu. No ma Sirje luban, et ma täna ei räägi rohkem ei kommentaari, nii nagu omal ajal üks Tallinna linna koolijuht meile ütles. Viiking Vindu rahvas tuleb, numbri 1849, vaatame vahva viikingi müts peas, 1849, Sirvinsi näppudega Marge Jasson on jõudnud finišisse, nii et tervitame kõiki Viiking Vindu, meie peatoetaja firma töötajaid, koostööpartnereid, kes tega ei oleks mingil moel selle tubli firmaga seotud olete, tervitame teid täna finišis. Olete väga tublid ja sportlikud olnud. Nii, seal on siis meil järjest tullakse sihvakad härrasmehed numbri all 3023. Vaatame, on täna distantsi lõpetanud meil Janek Sarv. Tihedalt tullakse järjepanu numbri all 2358. 2358 on siis daamidest päraldana Kaja Mardo finišeerunud, mis ma nägin seal numbrit 33 ja 15, kui märkasin selle numbri all Vilma Trummal ja kas Elisa Marleen temaga koos ka samuti oranži särki kandmas on. Ei oska seda öelda, teist numbrit ei märganud, aga nemad vähemalt siis stardiprotokollis on siin kõrvuti märgitud ja stardiprotokoll on siis numbriline, on ka meil põhimõtteliselt tähestiku põhine, kui vaatame sihvakad noored mehed numbrile 2922 jõuab finišisse pärale. No ei või olla, Kristiina Roosileht siia kirjutatud on. Ai, mis nüüd sai? Kristiina ees siin on tsenter tegeb palla. Toitlustusala siis soe supp ja tee on ootamas kõiki lühemat distantsi lõpetajaid, nii et minge kinnitage keha väga maitsva teega alati. Ja supiga siin tegemist on, mina selle supikausini muidugi jõuan tavaliselt mõne tunni pärast siin päeva lõpus alles, aga see maitsev supp siinsetelt kokkadelt on alati keele alla viinud. Ilja Nikolaev, Argo Jõesoo näeme seal selles pundis, seal on Kaur Kivistik, Raido Ränkel mustas särgis seal ja Taamale nende varju ja veel üks jooksja ja järgmine paar, kes seal tulemas on Aristov Medar. Aristov tundub, et on medarilist natukene lahti rebimas. Vahepeal siis põgus kommentaar ka telepildile. Aga siin medalid kõlisevad ja kandidaat number 218 isklik osavõtjatele kaela riputamas. Kellega tegu? Saate ise teada. Vaadake tähelepanelikult, uurige kohalikud omavalitsuste valimised 15. oktoobril. Ei oska muud nõu anda, kui tehke õigeid valikuid. Ärge valesid valikuid tehke, nende jaoks enam aega, kohta ja ruumi ei ole. Numbrile 2447 on siis üks härrasmees siin finišeerus hetk tagasi. Jaan Mõtsnik jõudis finišisse. Väga tubli. Pipi-Liis Siimann, ma usun, et Pipi-Liis on juba finišeerunud, aga tõesti lõpetajate voog on niivõrd tihe olnud, et me ei ole teda tähele pannud, aga Pipi-Liis kindlasti, ma usun, et on. Aha, ta läks pojaga rajale, siis ta ilmselt ei ole tulnud. Muidu ma tean, et Pipi-Liis on vägagi sportlik ja hea sportlikus vormis ning abikaasa Alar minu teada vaatasin täna pikemale distantsile startimas on. Kui see proua numbri 2671 on meil oma sportliku pikaealisusega kindlasti väga heaks eeskujuks. Milvi Parts on jõudnud finišisse, nii et tervitame kõiki. No üks papa vankri ralliga seal tulemas on, põhiline on pesuveega mitte põnni välja valada kausist numbrile 2364, aga maandumine õnnestub hästi ja numbrile 2364 see tubli paps või kas see väike poiss on Lennart Mark igal juhul, emba kumba medali kaela saab ja kui medaleid jätkub, pange sellele pisipõnnile ka seal medal kaela. Ma isal üks medal juba on, ma usun, et medalitest vast ei tohiks äkki puudust tulla. ja Mukunga ja Tiidrek Nurme omavahel siis
Ibrahim Mukunga siin vahepeal viimastel jooksudel kord üks peal ja teine all, kui vaatame siin Omniva spordiklubi juht, pikakasvuline mees Indrek Raig on tulemas seal stiili puhta kepikõnniga, nii nagu talle meeldib seda harrastada. Mehel on Kalevipoja samm, versta võtab korraga, kui jala maha paneb, pika sihvaka vaieldamatult ilmselt täna pikima osavõtjaga tegemist on, mees on väga hea võrkpallur, väga hea korvpallur ja juhtinud aastaid Eesti Posti või tänase nimega siis ärinimega Omniva spordiklubi, milline firma ja arvestades paljudel aastatel olnud Eesti parimaks Firmaspordiliit on siis Eestimaal kureerimas firmasporti, nii et tööandjad, kes te kuuldel olete ja kuulete esimest korda, et ahaa, selline organisatsioon olemas on suve- ja talimängud, siis otsige veebist üles ja viige oma töötajad saati, kuna eile ju meil lõppes ka Euroopa spordinädal, oli selle viimane päev ja siin üks tubli härrasmees või numbriga 2938 on meil vankrirallit harrastanud ja see on meil Anto Rull, on ka siis vankrit lükates selle distantsi läbinud täna. See daam, kes seal meil natukene hingetu praegu hetkel on, numbri all 3208, ma loodan, et saab ikka oma hinge tagasi Marcella Tammest või on nagu laulusalm, et hingetuna langen su käte vahele. Kandidaadi number 218 käte vahele. Pole paha koht, kuhu kukkuda, et sealt leiaksin isegi ennast väga heal meelel. Kindlates kätes, hoitud, tehtud. Okei, poliitilist reklaami lubasime, et tänasel päeval ei tee, aga headele inimestele võid teha. Maasoolale, tublidele inimestele, paikkondlikele inimestele, nagu Leo seda kindlasti on, ei ole kade, nad väärivad seda. Märgake Eestimaa tegijaid kindlasti ja hoidkem neid, tunnustagem neid siinkohal üleskutse ja tegijad, valige ka järgmistel kohalike omavalitsuste valimistel, kui nad vähegi nimekirjades on, aga tavaliselt tegijad hoiavad madalat profiili ja edevad ei ole ega esile tüki, sellest on kahju muidugi. Aga pole hullu, kui numbri all 2450 on meil täna lõpetanud distantsi Birgit Mõttus, Birgit finišis ja numbri 2900 ning 18 on finišeerunud täna Anett Roosalk. Anett Roosalk, vaatame, ühel vennal on siin rattakostüüm seljas või juba talve ootavad siin jah, talviste vormidega tulemas, kes seal on numbri 2067, midagi põuest on seal 61, on otsimas Sergo Kont ja näeme mees, kes on illu kutsunud Paide Türi jooksu Andres Taim on jõudnud finišisse ja saab medali kaela, nii et 36 aastat on jooks juba toimunud ja Andres Taimla omaaegse kultuuri- ja spordijuhina toona oli see Paide rajoon Eesti ühe esimese paigana ikkagi sellise suurema rahvajooksu ellu kutsus, milline tänaseks päevaks, nagu me näeme, see seeme on langenud vägagi viljakale pinnasele ja tegemist on suurepärase üle-eestilise, rahvusvahelise ja eelkõige paikkondliku kultuurisündmusega, nii et selle eest suur aitäh ja meil on hea meel, et jooksu asutaja, ellukutsuja, üks nendest on jätkuvalt väga hea tervise ja sportliku vormi juures. Veel kord väga suur tunnustus ja haakub minu eelpool räägitud jutuga meie tegijatest, paikkondlikest tegijatest ja suurepärastest inimestest, kes on oma kohalikule kogukonnale midagi ilusat loonud, tagasi andnud, kui niimoodi tohib öelda. Ja vaadake, milline pilt tuleb sealt tänavat, tänav on paksult rahvast täis, uskumatu. Kes tuleb kõndides seal, ei ole keelatud, vahepeal võib kõnnipause teha, vastavalt enesetundele üle pingutada kindlasti ei ole mõtet, kas või tõuksiga võib tulla patuga pooleks siin, tõuksiga numbriga 2155 siin tüdrukud tulevad, Kristelle Kägu, ma usun, et järgmisel aastal juba enam tõuksi vaja ei lähe ja kes seal tema kõrval saavad, nemadki medaleid ka laela, need kõik on finišis oodatud ja hoitud. Väga tubli. Numbriga 2560. Vaatame, kes see tubli neiu on, kes meil hetk tagasi siin finišisse jõudis. Jaanika Nõmmik on jõudnud pärale. No, numbri all 3500 ning 40 hetk tagasi Merike Välja on finišeerunud numbri all 3560. Kas leian veel ei? Viimane number on mul 3559 minu käes olemas. Numbri all 3509 selle leian ja selle numbri all Jaanek Virkepuu on täna hetk tagasi Sihvokas noormees lõpetanud distantsi.
no vaatame neidudest, seal jääb silma numbri all 2711 ning selle numbri all päral Kadri-Jan Peterson. Ja Pipi-Liis Siimann, tervitame finišis numbri all 3069, koos pojaga on ta täna distantsi läbinud, nii nagu protokolli kantud oli ka, nii et Orm Matjas on koos emaga, no ma loodan, et kas Orm Matjasele esimene Kirna-Türi distants saate Pipi ja Orm Matjase käest järele küsida abikaasa Alari nime pika stardiprotokollist. Numbri all 1747 näeme, siin on üks daam lõpetanud distantsi ja tema nimi on Mirjam Hansberg, nii et mõned numbrile 2819 püüa neid nimesid nii palju teieni tuua kui võimalik, et tuttavaks saada lõpetanutega. Eve Radala on lõpetanud distantsi ja neidudest märk on seal numbri all 2139 lõpetanu nime ja nägu. Kristina Kuusk on tema ja numbri all 3127 märk on siin ka lõpetanute hulgas ning see on Gretel Stockmann, on täna jõudnud pärale. Üks tubli emme seal, noor emme, numbri 2109. Vaatame ja stardiprotokollist selle numbri järel leiame Egle Kruusemendi nime. Et väga tublid noored emmed, no üks sissi on tulemas seal, lapsuke õlgade peal, selline väikene ratsutamine, no temal vist on lastejooksu number 668 üll, nii et see lastejooksu distants on küll väga pikaks läinud ja viinud vist koguni Kirnasse välja või Kirnast startinud, no pole hullu, kui numbri all 1627 näeme lõpetanute hulgas Averonika Beekmanni. Eritame finišis, vaatame 34-36. Üks daam on lõpetanud distantsi ja 34-36 numbri all stardiprotokollist leian Sille Varuli nime. 3279 on meil üks daam, 3279, kui ütlesin selle numbri, siis selle numbri all täna finišis Ene Toiger. Ene nimi on tuttav, meenub mulle ja numbri all 1795. Vaatame, üks vitaalne härrasmees lõpetas distantsi, Villem Ignatjev on jõudnud pärale ja numbri all 31-57 nägin siis hetk tagasi lõpetanud hulgas Anu Zinovjev on jõudnud pärale. Ja vaatame rahuliku kõnnakuga numbri all 3022 kepikõnni kepid käes on jõudnud finišisse täna meil Piret Sarikas. Muideks, kodumaine kepikõnni varustuse tootja Iluum on tegemas koostöö, pikaaegne koostööpartner Viiking Vindu Paide Türi rahvajooksud. Heiki Muuli, selle firma esindajana on see finišipaigas olemas ka, nii et kepikõnd on mõnus treeningvahend ning ajaviide nendele, kes mingil põhjusel joosta ei saa, nii et täna on võimalik siit koha pealt soetada väga head hinnaga kodumaist kvaliteetset kepikõnni varustust. Pole meil väga palju neid Eestimaa tootjafirmasid, kes Eestimaal toodavad ja saati veel ekspordivad ka. Kaadris hetk tagasi Ibrahim Mukunga on rebinud teistest lahti ja Mukunga peaks olema liikumas oma kas läbi aegade kolmanda jooksu võidu suunas. Võtan siit, jah, 2013-2014 on ta võidutsenud ja vaatame numbri 2668 on härrasmees finišis, kellega mina täna hommikul veel infot temalt hankisin ja mõtteid vahetasin. Martin Parro on jõudnud finišist, nii et Martin väga tubli, samuti vankrit lükates on hetk tagasi distantsi lõpetanud ja numbri 22-12 on samuti kepikõndi harrastades jõudnud finišisse pärale Ilse Laur. Kepikõnni kiirus kusagil 6, kui väga kiiresti liigute 7 kilomeetrit tunnis ja enam, siis on selline päris korralik kiire kepikõnd. Loomulikult soovitame kepikõndi, kui vähegi võimalik on teha murdmaastikul, vahelduval maastikul, kus on põntsud ka sees, tõusud, laskumised. Kui vaatame, kes see väikene osavõtja meil on, kelle number on 1950 ja see on Scarlett Carson koos oma emmega ilmselt finišisse jõudnud. Emme stardinumber 2010 ning Kristiina Kips on see tubli emme. Ja Scarlett Kars oli vankris ja tähistatud numbriga 1950 vähemasti. Kirnast peaks olema läbi jah juba
Kirnast peaks Ibrahim Mukunga läbi olema, kui ma õigesti jälgisin, 33, 44 ja 33, 22 numbritega jõuavad finišisse Toomas Tõnts ja Katrin Tõnts, nii et tubli sportlik pere on täna distantsi läbinud. Vaatame numbri all 1566, nägu õhetab aga naerul, Kivi Aluoja on jõudnud finišisse. Tänane ilm on jah selline salakaval ka, ehk mõned osavõtjad ilmselt on ennast natukene üle riietanud, aga sellest pole midagi hullu midagi. Selle võrra siis natukene rohkem ehk on ihumahlasid välja tulnud ja keha ka selle võrra ka langenud. Numbri all 1825 lõpetanud Riina Jaaniste distantsi. Nii, numbrid 34 märkasin. Härrasmees küll natukene oma numbrid seal dressipluusi õlma varjutus 34, no jah, protokollist vaatab vastu, aga ei ole hullu, numbril 2612 on täna finišeerunud Liisa Ott, numbrid 2897 märkame ning numbril 2897 on täna finišeerunud Kristi Rikk. Nii, üks kepikõndi harrastav härrasmees on tulemas seal, Andres Aasaväli, üks tubli vankrit lükkav emme on meil numbri all 1786, Laura Hoobolainen on jõudnud finišisse. Väga tubli tervitus kõikidele tublidele emmedele, kes te sõltumata vanusest olete lapsed käe kõrvale võtnud ja mitte ainult emmedele, et olla sooneutraalne, milline viimasel ajal on korrektne, siis ka kõikidele tublidele issidele ja vanaemadele, vanaisadele, teilegi suur aitäh. Vanavanemate päeva tähistasime Eestis siis septembrikuus samal nädalavahetusel, kui toimus meil SEB Tallinna maraton, SEB Tallinna sügisjooks. Daamid tulevad numbrite all 1705 ja 1716, Hedi Erikson Kivest ning samuti Helina Frank on jõudnud finišisse. Ja veel üks tubli emme numbri all 1652, kas on koguni kaksikud seal vankris lükata ja see tubli emme on Virginia Tsunite, Leedu nimega. Tubli emmega tegemist on. Nii, numbri all 3177 on endaga väga rahul olev härrasmees, kelle nimi on Vello Talviste, tervitame finišis Vello. Nii, numbri all 2501, vaatame seal, kes meil daamidest pärale jõudnud on. Selle numbri all täna Anita Narus on hetk tagasi distantsi lõpetanud, numbri all 2149. Kui märkasin, siis selle numbri all täna Triin Kõrvek on finišeerunud ja tervitame siis finišis ka numbrile 2145 on Aivar Kõre lõpetanud distantsi. Abikaasa Lea oli Aivarist eespool siin, jah, ei pannud tähele, jäi siin finišeerujate tuhinas märkamata. Numbri all 1578 Airi Andresoogi on täna kepikõndi viljelenud, nii nagu ka numbri all 3043 on finišeerunud täna meil Anne Schwarzstein, lõpetanud distantsi ja numbri 2985 näeme hetk tagasi üle lõpujoone Reelika Saaremaa, ilusa perekonna nimega. Nii, aga Paide süda on nüüd Paide, kus see ja teine jätnud ja ilmselt Kirnast teekonda täna või täpsemini Paide süda on siis kahe linna Türi ja Paide vahel olnud, nii et numbri all 3214 ja vaatan, ei saa uudishimu tappis kelle, numbri all 3214, selle südame nimi on Kaspar Tammist, kui ta nüüd on seal, nii et Paide südameks on Kaspar Tammist, et te teaksite, nii et Kasparil on nüüd praegu terveks eluks selline korralik vastutuse koorem tema õlule asetatud ja loodame, et tal on ka endal suur süda. Siret Pihelgas ka, Paide linnapea, siis jõudis hetk tagasi finišisse, tervitame teda, kes finišis
koos olid mitmed Paide linnavalitsuse töötajad ka, kes täna finišisse jõudsid, nii et mõlema omavalitsuse töötajaid. No üks daam on meil väga ülemeelikus tujus, seal numbrile 22, 11 on finišis Eve Laur, nii et Eve, väga vahva tants oli sul, nii et jätka seda palun. Eesti mees oli vanasti tantsulõvi, aga ma arvan, et Eesti naine on, kui tantsupõrandale läheb, siis teeb mehele silmad ette kindlasti. Numbri all 1944 täna vaatame, kes on see tubli emme seal, põnn on vankris ja numbri all 1944. Relina Kannel on jõudnud finišisse, väga tubli. Ja numbri all 3038. Märkame ka lõpetamas täna siis selle numbri all finišis hetk tagasi Pille Saviste. Veel üks tubli emme seal numbri all 3490 ja lõpetab Kristina Vikat täna distantsi, nii et temalgi väikene põnn seal, kas poja või tütreke on vankri varjus. Numbri all 2042 lehvitab meile seal üks väga vitaalne daam ja tema on Piret Koiduste, on jõudnud finišisse. No veel sealt käed päeva poole tulevad, no teie numbreid mul kahjuks ei ole nii suuri, 3596, ma tean, mul on 3559 suurim, nii et sellepärast jään teie nimed võlgu või võib siinkohal öelda siis ka incognito. No nüüd näeme, et Ibrahim Mukunga hakkab Türi Allikule jõudma ja Tiidrek Nurme ees on vähemalt telepilt petab ka 100-meetrine kui mitte pikem edu ja Ibrahim Mukunga keenialane on liikumas oma 3. Paide-Türi võidu suunas, kes statistikud on ja lugu peavad sellest siis seni muideks 3 võitu Jevgeni Agapovil, Toomas Turbil, Pavel Loskutovil endal ja Vjatšeslav Košelev enim võitemeestest on 5 saanud läbi aegade ja Katja Patjuk, kui peaks täna võidutsema, siis viib võitude arvu kõikide sportlaste arvestuses uude kõrgusesse, võttes Paide-Türi rahvajooksult oma 10. võidu. 2791 vaatame seal säravad noored emmed finišis ja Sirlei Päbus on jõudnud finišisse, väga tubli, vaatame Sirleiga koos teise emme number, kas oli 3259, kui oli, võin selle siit protokollist järele otsida ka, kui nüüd õiget numbrit märkasin, aga 3259 numbri all Ele-Anne Tihemets, kui nüüd õige nimi sai järele vaadatud stardiprotokollist seda viimast numbrit. No seal rallitatakse praegu päris laiade kärudega, numbri all 3391, vaatame, kes seal need tublid tulijad on, Kaja Vaheoja on finišeerunud. Ja Alo Aasmaa ka on meil siis jõudnud finišisse, endine Järva maavanem. Kui numbri all 3403, vaatame, kes see härrasmees meil siin on, maavanem, jõudis isiklikult kohale, nii et maavanem tundub, et on talveks valmistumas. Loodame, et veel talveks ei lähe, et jätkub natukene seda varasügisest sooja ilma siin Eestimaale ja ka kevadpealinna Türile. Kui numbri all 3223 on jõudnud Marju Tammsalu meil finišisse ja number 1982 seal Paide-Türi rahvajooksu algusaastate juures me leiame ühelt siis vankrit selle numbri ja selle numbri all täna osalemas meil Mariana Kelne. Ma võin siit korrektsuse huvides ka Ervini poolt mulle ette valmistatud statistikamaterjalidest vaadata, et aastal 1982 esimene Paide-Türi rahvajooks toimus. Numbri all 3007 kohalik kooliõpetaja, kohalik tubli kooliõpetaja Vahur Salo on jõudnud finišisse, nii et Vahur võib oma tegudega kindlasti oma õpilastele eeskujuks olla ja õpetajana propageerib seda, et terves kehas terve vaim. Ibrahim Mukunga, Ibrahim on lähenemas sealt ühest teeninduspunktist läbi jooksmas on ja praegu läheb oma teed, on liikumas
36. Viiking Vindu Paide-Türi rahvajooksu ja tema 3. võidu suunas sellel jooksul. Täna jooksutossud jalas, täna midagi juhuse oleks ei ole jäetud ja täna paljasjalgne mees, omaaegse siis ka Aafrika suurjooksja Bebe Bikila, mäletame möödunud sajandi 60ndate lõpus, kes paljajalu ka maratonidistantsi jooksis, siis tänases tippspordis sellele enam kohta ei ole, küll aga rahvajooksudel, viidates siis sellele Ibrahim Mukunga kevadisele Tartu jooksumaratoni siis maratoni distantsi läbimisele Sokkis. Ilus pilt ülevalt drooni pealt ka, kui Tiidrek jõuab samuti sinna teeninduspunkti. Tiidrek Nurme siis, Tiidrekut kindlasti ootame isikliku rekordi parandamist siin järgmistel aastatel nii poolmaratoni distantsil kui ka maratoni distantsil. Ja Türi Allikut ollakse läbi juba, nii et Ibrahim Mukunga näeme seal tempokalt on finišile lähenemas. Eliksin finišis, kui meil praegu on väga tihe voog tulemas Kirnast osavõtjad, siis palume valmis olla ja loodame, et see voog hakkab vähelaval raugema ka. Kui võitja jõuab finišisse, siis palume hoida vasakule ja selle staadioni sisemise raja ja sisemised rajad jätta siis põhidistantsi kiiremate jooksjate päralt, et nad saaksid korralikult finišituda ja vajadusel ka finišispurti teha. Nii et tähelepanu, kui olete kuuldel ka lühemalt maalt tulijad, siis võitja ei ole finišist enam kaugel, vahest ehk kusagil 5 minuti kaugusel ei enam. Läbivad jooksjad siis kilomeetrit tempoga kindlasti kaugelt alla 3 minuti kilomeetri kohta, sellise tempoga tullakse, pakuksin, et Mukunga tempo jääb praegu vahemikku 2 minutit 50 sekundit kuni 3 minutit kilomeetri kohta. Sellise tempoga tullakse ja jõutakse juba Türi linna sisse, drooni pealt siis suurepärased vaated. Aga vaatame vahepeal veel, kiitame siit meil finišeerujaid numbri all 33.85 Ülle Uussalu lõpetanute seas, neidudest numbri all 1985, selle numbri all Elise Kerro on jõudnud pärale numbri all 1978, lõpetab Riina Kaur praegu hetk tagasi distantsi ja vaatame, kas seal on tublid õpetajad tulemas koos oma õpilastega. Üks nendest number 2960 jäi mulle silma ja see on Kerli Rüüt, nii et õpetaja Kerli on selja peale särgile kirjutatud ka, nii et veel kord kõikidele õpetajatele väga tublid olite ja on ju õige pea meil õpetajate päev, nii et õpilased, kui teil on tublid kehalise kasvatusõpetajad või klassiõpetajad ka, siis ärge neid unustage õpetajate päeval ja mis ma muud oskan öelda, viige neile lilli ja tänage neid või ei pea ka lilli viima, kui ütlete õpetajale sellel päeval, et sa oled maailma parim õpetaja, sa oled nii kihvt õpetaja, õpetaja Kerli või mõni teine, siis need soojad sõnad on ka võib-olla kõige suurem tänu õpetajatele, nii et alati ei peagi midagi näpus olema. 33.09 on lõpetanud täna distantsi Nikolai Trofimov. No üks härrasmees medal kaelas tuleb juba teisele ringile, keda me finišeerunute hulgas mäletame, aga pöörab siiski enne finiši väravat seal kõrval, nii et ärge teisele ringile enam palun minge, muidu te ajate meie ajavõtusüsteemi natukene segadusse, kui mitmel korral lõpujoone ületate. Aga vaatame numbrile 27.97 on siis üks härrasmees, kelle nimi on Mait Pärg, lõpetanud distantsi, nii et Lauri Luik, muideks, Riigikogu liige Lauri Luik on väga hea sportlikus hoos, tema järel Janar Juhkov kohe selle pildi peal, veteranjooksja Ago Veilberg, vasakut kätt näete valges särgis, jah, Meelis Veilbergi veli, kindlasti perekonna nime järgi tunnete ära, Meelis Veilberg, tema veli omaaegne Eesti rekordi omanik maratoni jooksus, olles selle tulemusega kõigi aegade edetabelis veel kuni tänase päevani kõrgel teisel positsioonil Pavel Loskutovi enda järel. Nii et ei Tiidrek Nurme ega Roman Posti, meie tänased maratonarid ja tiitlivõistlustel osalevad sportlased, ma usun, et järgmisel aastal, küll Romkal on start veel sellel aastal ees ootamas, aga järgmisel aastal, ma arvan, tõukavad selle Meelise tulemuse Eesti kõigi aegade edetabeli teiselt realt.
aga siin nad lähevad ja Riigikogu liige Lauri Luik, ma nüüd pead ei anna, aga Lauri on aastaid olnud ka Eesti Koolispordiliidu juhiks presidendiks, nii et hetkel viimastel aegadel ma pole seda üle vaadanud ja vaatame, kes seal nende tuulde pikemal maal väikse numbriga mees, aga ma praegu teile, kas äkki oli vahest ehk Raimo Salla võis olla, oli jah? jah, aitäh, et aitasite mind. Eesti jooksjad veel jooksustiili ja nägupidi ei tunne ja see number ka väga hästi jälgitav ei olnud, aga väikse numbriga tegemist ja neid ju väga palju siin protokollis ei ole. Ahto Tatter, numbri on 14, omaaegne võitja, näeme siin praegu telepildis ja Ahtoga koos tugevad harrastusjooksjad on oma varju võtnud seal ühe õdedest luikadest emma kumma, kas Liina või Lili, vaadake, üks Rio liikmetest on praegu meeste tuules, nii et Ahto on jätkuvalt väga heas vormis, tütar Mei Margaret täna võitis ju ka lastejooksul oma vanuseklassi ja vaatame õdedest luikedest Liina on seal nende vahel numbri all, Liina stardinumber täna number 40, jah, täpselt nii. Üks meestest läheb vist sinna joogilaua juurde, jookseb kõrvale, et niimoodi see jooks käib, aga tähelepanu siin Türi staadionil. Kas olete valmis publikum vastu võtma 36. Viiking Vindu Paide Türi rahvajooksu võitjad? Olete? No tehke siis lärmi, mehed, kas teil viled on kaasas? Ma ei kuule teid. No hakkab juba midagi tekkima, nii et tulge siia finišikoridori veerde ja kes tahes taga ei oleks, võitja väärib au, võitjate üle kohut ei mõisteta ja Ibrahim Mukunga, meil on hea meel Keenia sportlase üle, kes 3. võidu Paide Türi rahvajooksul võtame, nii et kutsun kindlasti üles talle kaasa elama ja kindlasti tulevik Paide Türi rahvajooksul, loodame, et leiab laiemat kõlapinda ka rahvusvahelisel areenile. Ibrahim Mukunga on siin meie ees jõudnud Türi staadionile. Täna spurti ilmselt ei ole vaja teha, sest hea kamrat Tiidrek Turme on ohutuskauguses, kui telepildis näeme ilmselt naiste liidri ja Liina edenemist rajal, aga Ibrahim Mukunga jääb veel viimased paarsada meetrit tulla ja rahvas, nüüd võtke käed taskutest välja, nüüd võtke viled taskutest välja ja võtame 36. Viiking Vindu Paide Türi rahvajooksu võitja väärikalt siin finišis vastu. Ibrahim tuleb, tagasihoidlik Keenia noormees, kelle üks soov on joosta, teenida raha oma perele Keenias ja seda on ta siin Eestimaal teinud igapäevase jooksutreeningute kõrvalt, on mees ka tagasihoidlikult Tartus tööd tegemas, on ühte vanurit hooldamas, nii et see on tema missioon, tema töö oma kodumaal Keenias, võiks öelda ta oleks ei keegi, aga siin Eestis, Euroopas, Põhjamaal on ja kutsuksin üles kaasmaalasi ka oma südame suurust natukene kasvatama ja kaasa elama siis kõikidele jooksjatele sportlastele, mis tahes mandris, mis tahes nahavärviga nad ka ei oleks. Nii et kindlasti Ibrahim on tore mees ja Ibrahim võtab juba nii märkamatu, kui see ka ei ole, 3. võidu Paide Türi rahvajooksult, olles varemalt võitnud aastal 2013 ja 2014-ki. Ahto on tulemas, sealt natukene hargneb see punt, valitakse erinevaid trajektoore, Ahto täpselt tee keskel jooksmas on, aga võtame finišis vastu, tagasihoidlik mees, Ibrahimi kindlasti mentor ja Tiidrek Turme. Tiidrekule hoiame pöialt, Tiidrek tippspordis oma viimast sõna kindlasti veel öelnud ei ole ja paneme Tiidrekule siin vastutuse koorma et järgmisel aastal saaks ületatud poolmaratoni tema tipptulemus, milline 1:03 ja 10 peaks olema või 13 ja maratoni distantsil vähemalt Eesti kõigi aegade edetabelis, kas teine positsioon ära tuleks võtta Tiidrekul ja kindlasti Roman Posti aitab Tiidrekut siis motiveerida selleks ja konkurendiks talle olla, et nende tähisteni jõuda. Ma vaatan minu annaalidest järele, siin ka on varasemalt siis samuti kahekordne võitja, nii nagu Ibrahimgi ja tema võidud aastast 2009 ja 2016. Suurepärane jooks mõlemalt mehelt, kahelt sõbralt kamraadilt ja ilmselt omavahel ka sõbralikult teinekord neid võite jagatakse, kas need just ette maha mängitakse, seda kindlasti mitte. Mehed on ikkagi spordimehed, fair play, aga täna siis kindlasti Tiidreku kasuks see kaalukauss oli ja Kaur Kivistik
Kaur Kivistik on tulemas finišisirgele ja näitab seda, et tema põhialal staadioni 3000 meetri takistusjooksus kindlasti viimast sõna veel öeldud ei ole ja Roman Volõnski on ennast väga heasse vormi treeninud viimastel aegadel. Sparta spordiklubi esindaja ning maratonimeister Argo Jõesoo jõuab tema järel finišisse. Roman Volõnski muideks on Eestile kuulsust toonud ka siis sõjaväelise mitmevõistluse Põhjamaade meistriga tegemist on ja Ilja Nikolajev nende järel kas nüüd 6. finišijoone ja Raido Ränkel taas 7. koht. Raidole peaks olema juba vähemalt 3., 7. koht Paide-Türi rahvajooksult, aga Raidot on ees ootamas olümpiatalv ja Pyeongchangi talv. Eesti murdmaasuusa koondise lootused ilmselt ja kõrgem koht suuresti Raido nimega seotud on, aga õnneks on koondises veel tublisid suusatajaid, kes vahest ehk Raidolt seda vastutuse koormat aitavad natukene õlut ära võtta ja seda jagada. Aga Raidolt väga hea jooks. Dima Aristov jätkuvalt heas sportlikus vormis ja 8. rahulikult joostes siin. Vahepeal tundus nagu, et hakkab Dima Raidol eest ära minema, aga viimastel kilomeetritel Raidol oli jõudu märgatavalt rohkem ja Raido muideks on ka mitmetel kodustel väiksematel jooksudel kodukandis Võrumaal toimunud jooksudel võidutsenud ka ja tõesti väga kõva jooksumehega tegemist on, aga teisiti ei saaks, sest suusatajate riigi Norra mitmed suusatipud, suusakuulsused on ka staadioni rajal väga kõva jalaga mehed ja Peeter Northug, kes ei ole kõvem jooksumees küll nende hulgas, aga temagi suudab staadioni ringil 5 kilomeetrit läbida ajaga kaugelt alla 15 minuti, nii et nii kõvad jooksumehed on Norra murdmaasuusatajad. Seal muideks oli siis Priit Kajari stiili näide ekraani peal. Seda härrasmeest siin protokollist siin vaadata ka oli sihvakas pikakasvuline jooksja rajal edenemas, nii et niimoodi tullakse. Aga Martti Medar, usun, et jälginud ja usun, et Medari pingutus veritsevate peopesadega 2 korvpalli põrgatades SEB Tallinna maratonil lõpuks vaev väärib ennast ja Guinessi rekordite raamatusse taas üks eestlane kantakse kui Andrus Leinilt läbi aegade. Nüüd vaatame 15. ja kas 15. kord kergejõustikuklubi Vike esindaja peaks olema annaalides küll enim kordi punkti kohal Andrus Lein 15 parima hulgas ja see oli temale täna nendaks koorituseks Eesti M40 vanuseklassi ühe kiirema jalaga jooksjaga tegemist on. Minna Kuslap vasakut kätt seal on meestega koos edenemas, näeme numbri all 342 startlanna. Üks mees on juba seal käed võidumärgiga taevasse sirutamas on, eks ta näeb fotograafi ja kaamerameest siis jah seal raja veeres ja endale natukene feimi sellega hangib. Taamal muideks Aivar Reinap seal, Aivari ees peaks olema Anneli Palm numbri all 621, tema stiilinäidet näeme, kontrollin siin annaalidest igaks juhuks üle ka, et Annelile siin liiga ei teeks. Jah, Anneli Palm on nii, eks siin saan neid nimesid ise ka protokolli, stardiprotokolli põhjal veidi selgeks õppida, et need paremini meeles püsiksid. Sander Jürs on tulemas finišisirgele. Sandril kusagile kiiret ei ole, ees on igav liiv ja tühi väli, kui nii tohiks öelda, staadion ja selja taga on ka päris pikk osa staadionist, kui järgmine jooksja Indrek Kilumäe peaks olema selle jooksustiili järgi, tunnen ära, on tema järel 100 meetri kaugusel. Ja Katja Patjuk tuleb ja siit tuleb ajalugu, daamid ja härrad. 10. korda ükski sportlane, ükski mees ega naine ei ole enim võite Viiking Vindu Paide-Türi rahvajooksul saanud kui õbluke Katja Patjuk. 10. võit temale, Indrek Kilumäe tema järel lõpetamas on ja vaatame, on Jüri Kovaljov tulemas numbri alt 11-17 Tallinna spordipoiss nende järel ja numbri 22 Aleksander Kulješov on lõpetamas samuti distantsi spordiklubi spordipartner esindaja. Katariina Patjuk teeb ajalugu, aga see pole ime, sest naise auhinnakapis kodus on enam kui 100 meistritiitlit Eesti kergejõustiku meistrivõistlustelt erinevatelt jooksudistantsidelt, olles ühel aastal võitnud koguni treeneri
Harri Lembergi sõnutsi minu mäletamist mööda 9 kuldmedalit Eesti meistrivõistlustel, 361. Jürgen Külm lõpetas distantsi. Jürgeni arengul tasub pilku peal hoida ja numbri 20 Franco Reinhold on samuti jõudnud finišisse Franco järel. Näeme, teeme suure aplausi. Jooksu varasem võitja Toomas Tarv on võtnud enda nõuks Eesti pikamaajooksu arendamise Eesti Kergejõustiku Liidus Sparta spordiklubi mees esindamas on ja sellel aastal kadestamisväärselt hea sportlikus vormis, olles juba esindamas M40 vanuseklassi. Ja Toomase aastad annaalidest saan siin järele vaadata ka võidud siis Paide-Türi rahvajooksult aastalt 1994 krooniti Toomas Paide-Türi rahvajooksu võitjaks. Janar Juhkov on tulemas siin. Janari järel on nüüd tulemas numbri all 9 ja Raimo Salla, siitkandi rahvas. Võtame Raimo finišis vastu ja Lauri Luik, Riigikogu liige Lauri Luik on jõudmas finišisse nii kõrgel positsioonil numbri all 452 ja oma sportlikkusega kindlasti on eeskujuks eelkõige 100 ülejäänud Riigikogu liikmele ja kogu Eesti rahvale, kui Ago Veilberg M50 vanuseklassi teravaim jalg on praegu tulemas finišisse numbri all 23. Teeme talle suure aplausi ja numbri all 18 lõpetamas distantsi Kain Väljaots ja numbri all 909 on jõudnud finišisse Aaro Tiiksaar. Ahto Tatter, varasem jooksuvõitja, teeme suure aplausi. Ahto Tatter numbri all 14 üle finišijoone. Ja vaatame numbri all 40 on tulemas naistest teisena Liina Luik. Liina Luik on täna jõudnud finišisse ja vaatame, kas numbri 401 Margus Lehtna on lõpetanud distantsi numbri all 455 on ka päral juba Alari Lumberg. Suurepärane jooks, vaatame, kes on järgmisena, jääb silma sealt number 500 ning 13 ja selle numbri all täna finišeerumas Aavo Muromägi. Aavo Muromägi ka varasematel aastatel häid jookse teinud Paide-Türi rahvajooksul ning numbri all 704 lõpetamas distantsi Germo Randmäe. Ei vaadanud, tunnistan, Ervin, et ei vaadanud Ibrahimi lõpuaega, kas oli rajarekordiga tegemist, palun ajavõttu tiimil, kui võimalik on, äkki saame näppu selle esimese otsa ajad ka, siis saame kiiresti võrreldada siin rajarekordiga ja kas mitte tänasel päeval rajarekord ohus ei olnud. See moment siin võitja finišis vastu võttes jäi tõesti kahe silma vahele. Et sellest see pooda vähemasti sellel aastal mitte. Nii, numbri all 718. Numbri all 718 jõuab täna meil finišisse ja suurepärane jooks Artur Rauk on sihvakas mees ja Margus Pirksaar tuleb. Margus Pirksaare võtame siit finišis vastu ja Margus Pirksaar on kindlasti siitkandist võrsunud kõva jooksumehena jõudmas meil finišisse ja vaatan Margus Pirksaart meil läbi aegade, kuidas on statistika poole pealt, milliseid kohti on mees Margus Pirksaar 3 korda on olnud näiteks 5. Selline tulemus ette näidata on Paide-Türi rahvajooksult, kui tema järel tulemas ja vaadake selliste five fingersitega ja see mees on Gunnar Kingo. Kui suvel vähegi võimalik on rada lubab, siis mees jookseb paljajalu. Nii-öelda paljajalu jooksmist on ta propageerimas, millist maailmas viimastel aastatel ka propageeritud on erinevates ringkondades, erinevates riikides. Numbrile 223 näeme, on meil Urmo Kallakas lõpetanud distantsi ja vaatame nüüd aega. Aeg oli 40-49, Ervin, kui sa kuuled nii, et uut rajarekordit täna meil ei sündinud, keda see huvitab, statistika pool, siis 43, ma vaatan veel üle 30, jah, 5 rajarekord Ibrahimil aastast 2014, tema päralt 13-14 varasemad võidud, nii et täna rajarekordit ei tulnud, aga ega igal aastal seda ei peagi tegema ju.
Sparta spordiklubi eestvedaja Priit Kajari on tulemas, väga kõva harrastusjooksja, viimastel aastatel järjest oma tulemusi parandanud on erinevatel distantsidel ja täna saab rahulikult finišeeruda. Tema ees tühi staadion ja tema selja taga vähemasti 100 meetrit tühja staadioni on, kui nüüd on tulemas kaks jooksjat, üks neist päris pikk ja sihvakas, keda ka teleekraanid siin mõni aeg tagasi nägime, aga talle esitab siin väljakutse numbri all 825 ja 1026 lõpetavat distantsi ja neist numbri all 825 ning Valmar Sisaski jõudnud finišisse spordimehelik käepigistus ja numbri all 1026 Jürgen Weber, trikimees Jürgen Weber, kes üritas tänavu SEB Tallinna maratonil 3 maratonidistantsil siis oma marki viia alla 3 tunni, see ei õnnestunud, aga nagu näeme, tänane tulemus Paide-Türi rahvajooksult, selline kõva jooks ja kõva aeg näitab seda, et potentsiaali on küllaga ja sellel sügisel olles taastunud eelnevas stardis võib Jürgen uue ürituse ette võtta küll. Üks härrasmees numbri all 564 on lõpetanud meil distantsi ja kepsakad siin finišis Ahti Nuga. Käsi taeva poole ja numbri 565 lõpetab Silver Nuga meil samuti distantsi ja vaatame numbrit 202, kui märkasin, siis lõpetas selle numbri all Roman Jõerand täna selle võistluse ja numbri all 980 ning 3 numbri all täna finišis päral Renat Vaafin ja vaatame, Minna Kuslap jõuab finišisse ja Minna jõuab naistes kolmandana Sihvaka spordiklubi spordipartner esindajaga tegemist on ja Ülar Alamets lõpetab samuti distantsi hetk tagasi Minna järel finišis veel ka numbri all 771 üle finišijoone Madis Saadik ja sealt märkame numbri all 532 Tõnu Mändmaa on jõudnud finišisse ja Anneli Pall numbri all 621 naistest neljandana täna päral. Rajalt nägime ka teda telepildis. Aivar Reinap, keda kommenteerisime siin rajal, ka on kohe täpsportlaste esindaja ületamas lõpujoont ja tema järel on tulemas sealt Klaarika Kuusk ja numbri all 528 Vahur Mäe. Vahur, kes on Kahesilla klubi eestvedaja, Kahesilla klubi muideks viis juba eelmise kuu alguses, septembri alguses Jüri Jaansoni Kahesilla jooksu suvepealinnas Pärnus läbi, kus oli siis palju osavõtjaid ja ka väga kõrge rahvusvaheline konkurents. Kaamerast joostakse mööda ja lehvitatakse meile, nii et visake pilk vahepeal ka teleekraanile ja võib-olla leiate sealt oma kamraade, tuttavaid, pereliikmeid, sugulasi. Number 601 Aron Ott on jõudnud finišisse, numbri all 100 täpselt on lõpetanud Peep Pušin täna distantsi ja elujooksusärk seljas numbri all 359 finišeerunul 359 selle numbri all keerisin lehti liiga kaugele, Janek Käärd. Naistest vaata jäi silma ka numbri all 866 finišeerus hetk tagasi Eve Talts. Nii, numbri all 1079, kas mul nii suur number on siin minu käes olevas stardiprotokollis, leiab Rauno Õismaa, lõpetas hetk tagasi distantsi. Tullakse rajalt, vaadake kui tihedalt koos, see rivi on järjest tihedam, aga meil siis numbri all 855 finišis päral Harri Säär. Harri järel tullakse väga tihedalt, seal numbri all 138 lõpetas distantsi Rain Kuusjev ja numbrit 1012 märkasin siis selle numbri all Marko Valter on jõudnud finišisse, numbri all 136 lõpetas Pavel Kuitar täna distantsi ja numbri all 253 Mark Kelk on samuti ületanud lõpujoone. Jah, numbri 610 Argo Pavel on lõpetanud distantsi. Vabandust, arstibrigaad kiirabi, staadionil on üks jooksja, on seal maas, vajab arstiabi staadioni tagumisse 200 meetri
nurka, sinna tagumisse nurka, palume praegu arsti abi. Numbri all 705 lõpetab meil distantsi Krister Randver. Krister Randver on jõudnud finišisse. Numbri all 339 näeme lõpetanute hulgas Raimo Kurg on jõudnud pärale. Paul Kolla 35. korda on rajal täna Paul Kolla, olles siis puudunud vaid ühelt jooksult. Paul omal ajal rääkis mulle ka, aga ma tunnistan, see fakt on meelest ära läinud, mis selle põhjuseks oli, millisel põhjusel ta siis ühelt jooksult puudus. Gunnar Viisel on vahepeal lõpetanud meil distantsi ja vaatame numbri all 943 Kim Truia on üle finišijoone. Numbri all 758 Tiit Rosenbergi on jõudnud pärale ja vaatame, kas Silja Jurs, jah, numbri 272 peaks tema olema, kui Silja Jüris, vabandust, numbri 212 siiski stardiprotokollis sai tema nimi siin ära ka märgitud ja vaatame numbri all 542 on täna päral ka Merlin Mürk jõudnud finišisse. Vaatame veel siin neidudest naistest tullakse veel keegi on jõudnud. Einar Hillep on jõudnud finišisse numbri all 156 ja numbri all 907 Mikk Tiidemann lõpetanud distantsi ja numbri all 11.13, seda numbrit mul ei ole, ja 11.32. Kristjan Vares näitab meil stiili. Laste ja noorte spordikool LNSK. Mis linna LNSK adressiga tegemist on? Staier, Viljandi, Staieri Viljandi jooksuklubi, kui Indrek Lõhmus, tartlane, on jõudnud finišisse, nii et selline stiilne riietus veel vanast ajast. Karre Lauring üle finišijoone, tervitame siis ProRunner, jah, spordiklubid siin vahepeal on erinevad, lähevad juba suust segamini, sportlased eri aastatel erinevaid spordiklubisid esindanud on ja püüame siis faktides niivõrd, kuivõrd võimalik täpsed olla. Toomas Toom on ületanumas finišijoont ja ProRunneri spordiklubist, kui siin juttu tegime, siis järgmine selle klubi liige Lauri Valdma hetk tagasi samuti numbri all ümmargune 1000 lõpetas. Ja Katja Patšuk on siis taas esi 15 hulgas, napilt jääb parimast välja joostud kohast puudu, sellele viitab Ervin ja see koht, naiste parim koht üldarvestuses on siis Katjal olnud seni 11. Nii et sellist head minekut Katja siis vahepealsest ebaõnnest terviseprobleemidest on üle saanud ja tõesti jooksult Liina Tšernoviga teineteist sütitades, utsitades on sellel suve lõpul ja sügisel tehtud mitmeid ilusaid kõrgetasemelisi jookse Eestis, kus 10 kilomeetri distantsi läbitud Eesti pinnal naised, 2 naist ajaga alla 35 minuti, nii et Katjalt sestap see ei ole ime, et täna jooksul ka tõesti nii suurepärane tulemus temalt ja 10. võit läbi aegade nii kõrge tulemusega kui üldjärjestuses 12. kohaga. Väärib tunnustust. Number 347 Karri Kuus lõpetanud distantsi number 275 Andrus Kivari on finišis. Supermani särgiga mees ei ole Superman isiklikult, vaid Sander Joandi on jõudnud finišisse, võib-olla tulevane Superman, oleks see vaid nii. Ja hea, kui Supermanid sünniksid Paide Türi rahvajooksult. Vaatame sealt numbri all 494 hetk tagasi üle finišijoone Teedo Melts ja naistest numbri all 215 lõpetab hetk tagasi distantsi Siiri Kaave. 755 numbri all on meil täna lõpetanud distantsi Viljar Roosmaa ja vaatame siit, kes siin veel numbri all kas 213, 826 on naistest päral ja numbri all 826 on täna finišis meil Külli Sisast. Numbri all 355. 1056, 355, vaatame, kes siin naistest tuli. 355, kui ütlesin Kristi Kõll
ja märkasin numbreid ka, kas seal oli kas 152, kui siis Galja Bernat, varasem naiste võitja, mitmekordne naiste võitja, Galjal võite nii palju kui 2 aastal 89, 1989, 1994, aga numbri 152 Triin Heinsalu, kui jäin teile võlgu, siis finišeerus mõni aeg tagasi. Tuleb vapralt neidudest numbri all 640 ja 169, 640, neist siis Kertu Pihelgas ja 169 ning 976 numbri all 169 Eliis Härma ja 976, kui ütlesin, siis selle numbri sirvin ka protokollist välja, selle numbri all Ketlin Urbus on jõudnud finišisse. Nii, kes siin teineteist õnnitlevad, numbri all 961. Kopenhaageni Ironmani särk seljas õnnitleb siis Tambet Tõnisson ees jooksnud kolleegi. Või siis teist konkurente võib-olla täpsem öelda, aga rajal ka ollakse siis niivõrd kuivõrd kolleegid. Numbri all 167 Katri Härmsesti sama tegevusega tegeletakse, numbri all 276 või samas valdkonnas tegutsetakse, kui soovite. Numbri 276 Agne Kivisaar on jõudnud samuti finišisse, numbri 369 lõpetanute hulgas Jüri Laanmets. Numbri all 112 ületab lõpujoone naistest Ave Ehave. Numbri all 165 Veiko Hõbemägi finišist päral. Numbri all 613 pikakasvuline jooksja, spordiklubi ProRunner esindaja Kaido Paju. Naistest numbri all 89 finišis Maarja Beljakova. Vaatame neidudest numbri all 906. Oli lõpetanute hulgas Ethel Brigitta Tigane. Number 1098, nii suurt numbrit mul ei ole, suurim on 1089 stardiprotokolli kantud. Numbri 1050 leian ja selle numbri all Vladimir Vinogradov on täna jõudnud üle finišijoone. Numbri 804 ja 334 leian ka, 804 Liina Sepp ja 334 Ene Kuldberg jõudnud finišisse, numbri all 672 on hetk tagasi lõpujoone ületanud Mari-Liisu Puulmann. Numbri all 117 on jõudnud finišisse Hendrik Hendriks ja numbri all 201 on finišis meil Kaja Jõemets ja spordiklubi Stamina juht Urmo Raiend on samuti finišis, kutsub teid TFTS järvejooksu sarjale kaasa lööma, kas TFTS on jätkamas järgmisel teada, aga heategevuslik aasta jooks on tulemas ja parimad jooksud veebis aadressil stamina.ee leiate, nii et vana-aasta jooksul jõulude paika on võimalik ennast kas või maratoni distantsil proovile panna pealinnas Tallinnas. Tehke trenni, harjutage rahulikult ja jooksuvõistlusi jätkub Eestisse igasse kuusse siin aasta algusest alates. Vaatame, kas meil on äkki finišis, aitame selle maaslama ja sealt üles või on meditsiiniteenistuse liikmeks, siis vaatame, aitame selle finišeerunud jooksja sealt üles, kui numbri all 1011 on vanuseklassi võitja Neemset Järvi Valter lõpetanud distantsi. Ja kontrollime, et kõik oleks korras. Ehk oleme tähelepanelikud, õlg-õla tunne. Rein Valdmaa, varasem jooksuvõitja, kõva jooksumees on üle finišijoone numbri all 12. Paide-Türi rahvajooks on see jooks, kus Rein võib-olla veel, et võistlusrajal tossud jalga paneb ja hetk tagasi ta finišisse jõudis stardinumbri all 12 Reinu aastad. Võtan kiiresti ette siit ka Ervine poolt mulle antud tabelit ka ja Rein Valdmaa aastal 1983 teisel jooksu toimumisaastal võidutses Paide-Türi rahvajooksul, kui esimese jooksu võitja mäletatavasti oli Viljo Emajõe.
Raivo Olgo on jõudnud finišisse ja Raivo järelvaatame, sealt tulevad numbri all 895, kui märkasin, on päral Külli Tedre. Enam kui 1000 jooksjat on täna meil osalemas sellel põhidistantsil, kelledest praegu numbri all 579 Argo Nõmmik on jõudnud finišisse. Väga palju on naisi, selle üle on hea meel. Teadkem muideks, et Eestimaa rahvaspordiüritustel, kui me summeerime kõikide rahvaspordiürituste osavõtjad, siis naisi on rohkem kui mehi, enam kui 50%. Sinna sellesse statistikasse lõviosa annab loomulikult SEB Tallinna maratoni, Tallinna sügisjooksu 10 kilomeetri distants, kus naisosavõtjate ülekaal meeste ees on mäekõrgune numbri all 370, ka pikemalt maalt tubli emme Inna Laansoo vankriralliga, ilmselt täna selle distantsi vankriralli kiiremana, kui ma tähelepanelik olen olnud, finišisse jõudnud on Marika Rooberg numbri all 747. Tervitame finiši, stiilne firma Karhu särk, milline oli unelm sellele vehele Tarmo Aldile 80. aastate alguses, kui Karhu suusaki oleks alla saanud suusavarustuse Paide rajooni üks kõvemaid spordimehi hilisem nimekas karatetreener, Paide linnavolikogu liige, siis see oleks 7. taevaas olnud, aga pidime Pärnu firma Visu Fiiber suuskadega leppima ja nendegagi sai päris kiiresti võisteldud siin rajooni meistrivõistlustel siit mitte kaugel Kirna mäel ja teisteski kohtades. Aga jah, Karhu spordivarustus, Karhu tossud, Fulcrum tossud, kergejõustiklased veel ja suusavarustus, suusakepid, Paavo Nael finišis ja numbri all 229, Rein pani napilt ära Paavole. Rein Kane, M70 ja M40 vanuseklass pidasid omavahel valusa võitluse rajal maha ja M40 vanuseklass pidi paremust tunnistama, aga no ei, nii hull see asi ei ole, tähtis pole mitte võit, vaid osavõtni. Et võit eelkõige iseenda üle, mille kõik osavõtjad täna siin finišis saavutanud on, nii et osakem seda hinnata. Ja ärge endale liiga tehke, ärge üle võimete pingutage, ikka jõukohasuse, eakohasuse printsiip, see on oluline, treenitus on oluline külma kõhuga, et ma siin aastal 83 viimati osalesin ja tulen nüüd küpsetan ennast ka sellel pikal distantsil, sellist avantüüri tegema ei ole mõtet tulla. Ikka on vaja natukene ennem harjutada ja valmistuda numbri all 739, nagu on seda teinud numbri all 739 Berit Rohtjärv. Berit, ole nii kena, tossud jalast ära, tõuseb arun püsti. Ma tean, et sul on natukene raske, aga see eelnev jutt natukene käis sinu kohta ka. Ärge pingutage üle, kordame veel kord. Ja ole nii kena, ratastoolil finišeeruja, näita meile palun oma numbrit. Näita meile oma numbrit siia poole, number 665. Tervitame finišis numbri all 665 ja ratastooli distantsil kiiremana Martin Provornikov on finišis, nii et tunnustame innasportlasi ja ma arvan, et Eesti rahvaspordiüritustel natukene rohkem, isegi veel rohkem võiks olla innasportlasi, aga tõsi, neil napib sellist head varustust, nagu praegu näeme, ka Martinil on see spetsiaalne siis nii-öelda võistlemiseks mõeldud ratastool. Reet Luhaäärt tervitame finišis, Reet on alati siin Paide Türi rahvajooksul kohal ja vitaalne Reet, kompliment sulle, sa ei lähe teps mitte, ei muutu vanemaks, vaid nooremaks aastatega, aga ma usun, et Reedal on retsept ja saladus ka teada. Martin Parro, Martin, kui sa oled kuuldel, sind oodatakse staadioni majja. Kohtunike ruumi. Martin Parro, kui oled kuuldel, sind oodatakse kohtunike majja. No tervitame Tartu linnavalitsuse töötajaid, omaaegne Viljandimaa ja Nuia välk Tiiu Järv on jõudnud finišisse, tervitused siit ka treenerile Mart Kursile, jätkuvalt sportlik ja seda on rõõm näha, et Tartu linnavalitsuse töötajad peavad in corpore jalajoonele panema järgmise nädalavahetusel Tartu linnamaratonil, sellest pääsu ei ole, eks nad ise valivad välja millise distantsi ja siin kindlasti seda mõtet soosib minu kõrval seisev Türi vallavanem Pipi-Liis Siimann. Teab, et omavalitsuse töötajad peavad sportlikud olema. Pipi-Liis muideks remargi korras, kuidas teie Euroopa spordinädalat tähistasite, kui küsida tohib. Mitu kükki tegite? Palju, selge, see on väga hea.
ammendav vastus, jään rahule, rohkem edasi ei pinni, kui nii tohib öelda. Numbril 76 Airet Andresson on lõpetanud distantsi ja numbril 209 on finišis päral meil Kes Aili Jürimäe ja numbril 469 on meil üks sihvakas härrasmees lõpetanud distantsi ja selle numbril on Rander Länts, muideks on Rander Länts on täna rajal olnud, nii, mis nüüd, audustamine juba läheb lahti või? Kirna Türi, selge, väga hea. Jätame siis osavõtjad siin finišeeruma, tervitame kõiki, siis pärale siin jõudmas olete ja oleme alustamas Viking Window Türi lühema distantsi autasustamisseremooniaga. Nii, aga oleme siis alustamas 36. Viking Window Paide Türi rahvajooksu Kirna Türi distantsi, lühema distantsi autasustamisega. Alustame naistest ning paremusjärjestus ja kolmandast kohast tõusvas joon. Ehk siis naistest täna lühemal distantsil kolmanda koha on saavutanud tulemusega 25 minutit 41,4 sekundit kergejõustikuklubi Sillamäe Kalev esindaja Jekaterina Mirotvortseva. Ja auhinnaks karikas ja Saukoni kinkekaart Jekaterina Mirotvortseva. Palume auhinnale järele, palume valmis panna ka Kelly Nevolikini ja Luna Aleksandra Lagoda. Samuti palume valmis olla meeste võitja kolmikult Olavi Allase, Karel Hussar, Bert Tippi. Jekaterina Mirotvortseva. Ja seni kuni Katja tuleb, seni hüüame välja ka teise koha omaniku, kelleks on täna tulemusega 23-24 kergejõustikuklubi Viki esindaja Kelly Nevolikin. Jekaterina Mirotvortseva, Katja tuleb, ka Kelly tõuseb pjedestaali teisele astmele, Katjale siis karikas ja Saukoni auhind 100 eurole, Kellile karikas ning Saukoni auhind 150 eurole ja selle distantsi naiste võitjana kutsume pjedestaali kõrgemale astmele selle kergejõustiku hooaja vaieldamatult ühe komeedi spordiklubi Mitch esindaja tulemustena 22 minutit 27 sekundit ja 12-aastane Luna Aleksandra Lagoda on täna meil selle distantsi võidutsenud, nii et pea võitpatuna püsinud siin kodustel jooksudel ja nooruke neiu Luna Aleksandra, ole hea, tõuseb pjedestaali kõrgemale astmele ja endast märksa pikematel konkurentidel tagasihoidlikult ujedalt Luna Aleksandra Lagoda on siis kätt surumas ja selline suur Laagoda, püüan meelde jätta kõikides keeltes, mis tahes maailma keel, püüan korrektselt hääldada Laagoda, Luna Aleksandra Laagoda ja ning Katja Mirotvortseva on meie ees. Palju õnne ja suur aplaus veel kord. Meeste võitja kolmik, suunin siin daame ühe auhinnalaua juures teise juurde jooksma, siit tuleb ka täna päris õige mitu tervisekilomeetrit, aga jätkame siis. Meeste võitja kolmik lühemal distantsil, kolmas koht täna tulemusega 20 minutit 31 sekundit CFC Jaak Mae suusakooli tubli noor treener Bert Tippi ja siit kandis sirgunud spordimees, jooksumees näitab seda, et on väga kõvas vormis ja heas jooksuvormis Bert Tippi.
Bert, kui ei ole tuleb siit sama kerge jalaga, nagu ta täna siin staadionil viimaseid distantsimeetreid läbis. Kolmanda koha omanik ja Berdile samuti siis karikas ning Mitsuno 100-eurone kinkekaart. Teine koht täna tulemusega 20 minutit 8 sekundit spordiklubi jooksupartner esindaja Karel Hussar. Karel Hussar ja Karelile auhinnaks karikas ning Saukoni kinkekaart 10 eurot saab endale uut vajalikku treeningvarustust soetada, kui soovi on, ning Viking Vindu Paide Türil rahvajooksu lühema distantsi tänavune võitja tulemusega 19 minutit 50,8 sekundit. Olavi Allase. Siit samast sirgunud, nii et kodustaadionil ilmselt silmad kinni, jala sees iga staadioni sentimeeter vähemasti distantsi viimasest osast, kas just Kirna Türi distantsi midagi, millest ka Olavi on aastaid juba jooksnud, et Olavi Allase, Karel Hussar ja Bert Tippi tänavuse jooksu lühema distantsi kangelased meie ees. Nüüd jätkame vanuseklassidega ja alustame siis N11 vanuseklassist. N11 vanuseklassis täna kolmanda koha on saavutanud tulemusega 33 minutit 16 sekundit Laura Lisanna Nurmsalu. Laura Lisanna Nurmsalu. Laura Lisanna Nurmsalu. Nii, nüüd tähelepanu, teine koht tulemusega 28-28 Anna Harend. Anna Harend. Näppude vahel siin veel ka auhinnalehti, vaatame siin vanuseklasside võitjatele siis karikad ja selle vanuseklassi tänane kiireim leiame siit eelmiselt lehelt viimase rea pealt on tulemusega 28-26,8 Hikotri klubi esindaja Meri-Lill Plagno. Ma ei tea, kas ma klubi kuuluvuse Hikotri õigesti ütlesin, aga Meri-Lill Plagno, kelle nimi ei ole tundmatu, viimasel ajal mitmetel erinevatel jooksudel on ta kuulunud oma vanuseklassi võitjate hulka ja Meri-Lill meie ees ning talle sekundeerimas siin Anna ja Laura Lisanna. Palju õnne, N11 vanuseklassi tänased tublimad. Ja jätkame sama vanade poistega. Sama vanadest poistest täna kolmas koht kuulub tulemusega 31-28 Robin Raudsepale. Robin Raudsepp, kolmas koht. Teine koht tulemusega 31-17 Risto Kalju. Robin Raudsepp ja Risto Kalju. Ootame auhindadele järele. Robin Raudsepp, Risto Kalju. Robin pjedestali kolmandale astmele ja Risto pjedestali teisele astmele. Ning hüüame välja ka võitja, kelleks on täna selles vanuseklassis tulemus 31-10 Martin Mõttus. Martin Mõttus. Martin Mõttus ja Robin Raudsepp. Palume auhindadele järele. Martin Mõttus, Robin Raudsepp. Kui ei ole, siis on väga kahju. Meie ees on Risto Kalju igal juhul M11 vanuseklassi tänane teise koha omanik. Palju on N12 vanuseklass, kus täna kolmanda koha on saavutanud tulemusega 28 minutit 55,7 sekundit Hanna Heinsaar. Teine koht tulemusega 28.05 Emma Roberta Rajando. Ja klassi võidu võtab tulemusega 22 minutit sekundit Luna Aleksandra Lagoda. Tuli nüüd õigesti, väga hea. Luna Aleksandra, palume vanuseklassi võitja auhinnale järele, et kus on, sinna tuleb juurde ja niivõrd tubli tüdrukuga tegemist on ja seisab siin oma vanuseklassis siis Emma Roberta ja Hanna kõrval tõuseb pjedestali kõrgemal astmele. Luna Aleksandra, Emma Roberta ja Hanna, veel kord palju õnne, N12 vanuseklassi tänased tublimad. Jätkame M12 vanuseklassiga, kus kolmas koht kuulub tulemusega 27 minutit 3 sekundit Nikolas Lahno. Nikolas Lahno. Nikolas Lahno. Teine koht tulemusega 26-24 treeningpartner Teodoro klubi esindaja Tristan Aiksild.
Tristan Aiksild, palume teise koha auhinnale järele ja võitja tulemusega 23:45 spordisemu tiimi esindaja Oliver Grauen. Oliver Grauen. Tõeline spordisemu on meil Oliver. Johannes Kotkase maadlusklubi poisiga tegemist on. Oliver, Tristan Aik ja Nikolas on meie ees. Palju õnne, M12 vanuseklassi tänased tublimad. Jätkame N14 vanuseklassiga, kus täna kolmanda koha on saavutanud tulemusega 29:54 Stella Reinumägi, Nõmme kergejõustikuklubi esindaja Stella Reinumägi. Pjedestali teisele astmele tõuseb Jäneda Neiu tulemusega 29:38 Laura Lään. Ja selle klassi võidu võtab tulemusega 25:41 neiu, keda oleme siin pjedestaalil juba näinud, Jekaterina Mirotvortseva, kergejõustikuklubi Sillamäe Kalev esindaja. Ja meie ees siis Jekaterina, Laura ja Stella. Palju-palju õnne ja suur-suur aplaus M14 vanuseklassi tänavustele tublimatele. Jätkame M14 vanuseklassiga, millises täna kolmanda koha on saavutanud tulemusega 25:06 Oskar Hanko. Teine koht tulemusega 24:33 suusaklubi jõuluesindaja Hendrik Peterson. Suusaklubi, mille kasvandik on muideks ka kahekordne olümpiavõitja maailmameister Andrus Veerpalu. Kui samal ajal põhidistantsit jooksuklubi Hermes esindaja Jaan Veelmann on jõudnud üle finišijoone. Ja M14 vanuseklassi tänane võitja tulemusega 24:0 Gert Kask. Nii ja meie ees on siis veel kord siin Gert, Hendrik ja Oskar. Palju-palju õnne ja suur-suur aplaus M14 vanuseklassi tänastele parimatele. Jätkame. Ja kohe jõuab meil finiši sirgele oma elu 35. Paide-Türi rahvajooksul Paul Kolla. Punane müts, must jooksudress on mehel seljas, jäänud veel 70 meetrit tulla ja daamid ja härrad, ainus mees, kes on puudunud vaid ühelt jooksult, esimeselt jooksult aastal 1982 ja Paul Kolla, punane müts kohe-kohe numbri 294 ületab lõpujoone. Teeme suure aplausi, kes on siin noorema põlvkonna esindajad, teil on võimalus seda tulemust, aga Paul eelmisel aastal on veel stardis, nii et tema viib seda osavõtukordade arvu veelgi suurematesse kõrgustesse. Nüüd aga siis oleme me M14 vanuseklass sai antud, N16 vanuseklass ja N16 vanuseklassis täna kolmanda koha on saavutanud tulemusega 29:54 Nõmme kergejõustikuklubi esindaja Hanne Tõnts. Teine tulemusega 29:14 spordiklubi Lindon esindaja Lisette Ploomipuu. Spordiklubi Lindon, Lisette Ploomipuu. Mustamäe Saksa gümnaasiumi spordiklubiga tegemist peaks olema minu andmetel Lisette Ploomipuu ja võitja tulemusega 25:43 on Saina Mamedova. Saina Mamedova, N16 vanuseklassi tänane parim. Kergejõustikuklubi Sillamäe Kalev esindaja. Saina, Lisette ja Hanne meie ees. Palju-palju õnne selle vanuseklassi tänastele parimatele. Aitäh neidudele ja jätkame M16 vanuseklassiga. Selles vanuseklassis täna kolmas tulemusega 24:14 Sparta spordiklubi esindaja Hardi Kaska. Teine koht tulemusega 22:24 Kose 2000 spordiklubi esindaja Karol Hanga. Ja M16 vanuseklassi tänane kiirem spordiklubi Pro Runner esindaja tulemus 22:18 Rainer Kravets.
ja meie ees siis Rainer, Karol ja Hardi. Palju õnne! Jätkame N18 vanuseklassiga, kus täna 3. koha saavutanud tulemusega 28 minutit täpselt Sisekaitseakadeemia esindaja Mirjam Vint. Teine koht tulemusega 26.02 kuulub Veivi Teppanile. Ja klassivõitja tulemusega 23.24 kergejõustikuklubi Vike esindaja Kelly Nevolihin. Kelly Nevolihin. Kellil siin kuuldavasti ja kuulu järgi nagu kuulda on kõva fännklubi koha peal olemas, nii et meie ees siis Kelly, Deivi ja Mirjam. Palju õnne, N18 vanuseklassi tänased parimad ja jätkame M18 vanuseklassiga, kus täna 3. koht kuulub tulemusega 20.31 Bert Tippile. Teine koht Karel Hussar ja klassivõitjana kutsume pedestaalile Olavi Allase, kes teavitas meile hetk tagasi, et Bert läks ära. Võtab Berdi auhinna ka enda kätte. Et siis sõnumitoojale antakse ülesanne või vastutus, nii nagu elus kipub tavaliselt olema. Aga meie ees siis veel kord Olavi, Karel ja Bert. Palju õnne! M18 vanuseklassi parimad käesoleval aastal ja seda siis Kirna-Türi distantsil. Nüüd peaks olema Kirna-Türi distants meil auhinnad üle antud ja oleme ootamas siis Paide-Türi rahvajooksu finišiprotokolle, põhidistantsi finišiprotokolle, jah, täpselt nii. Vello Mistler. Vello Mistler, Vello, kui sa oled kuuldel, palume tulla sul infopunktis ja ära anda GPS-seade. Vello Mistler, kuuldel, tulla infopunkti ja ära palun GPS jälgimisseade. Hommikorv oli käes ja kokkus Kalevit ja Mesikeppa. Kasekest ja Mesikeppa. Kui see laste ei osta, üks poiss käis, joo korviga üks poiss käis ja jagas kommi. Nii lahe oli. Kui tubli. Meie ees on siis M11 vanuseklassi võitja Martin Mõttus. Tuli oma auhinnale järele, teeme suure aplausi. Nii, aga jätkakem siis põhidistantsi naiste võitja kolmiku autasustamisega ja 3. koht Viking Vindu Paide-Türi viiendast kohast alustame, 5. koht tulemusega 55 minutit 8 sekundit kuulub Klaarika Kuusele. Klaarika Kuusk, 5. koht põhidistantsil naiste arvestuses ja kutsume siis kohe välja ka 4. koha omaniku, kelleks on tulemusega 54-49 spordiklubi jooksupartner esindaja Anneli Palm. Klaarika Kuusk siis esineva spordiklubi treeningpartner ja 5. koha omanik Anneli Palm, 4. koha omanik ja 3. koha omanik on tulemusega 54-19 spordiklubi jooksupartner esindaja Minna Kuslap. Minna Kuslap ning 3. koht ja 3. koha võitnud naisvõistlejale siis karikas ja läheb Saukoni kinkekaart 100 eurole. Teine koht tulemusega 49 minutit 31 sekundit Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindaja Liina Luik.
liinalauhinnaks kinkekaart 200 eurole ja võitjakarikas. Ning 36. Viiking Vindu Paide-Türi rahvajooksu võidab ajaloolist 10. korda tulemusega 47 minutit 1 sekund Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindaja Jekaterina Patjuk. Jooksu ajalugu 10 võitu läbi aastate. Kui soovite, võin teile need aastad ette lugeda ka samal ajal, kui Katja on võtmas võitjakarikat ja kinkekaarti 300 eurole ning need Katja võiduaastad on olnud 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 13, 14, 15 ja nüüd siis ka 17. Nii et veel kord suur aplaus ja palju õnne Katjale, Liinale, Minnale, Anneliile ja Klaaritale. Tänavune naiste võitja viisik Paide-Türi rahvajooksul. Ei olnud. Oli rajarekord, jah? Okei. Selge, vaatame järele annaalidest. Andke siis palun märku ka kiiremini Katjalt. Ja 47-40 05, jah? On. Ja siit 01, nii et rajarekord, jah? Andke andeks siinkohal. Kõikidele meile siis rohkem tähelepanu ja assistentidele ka tegutsemist ja suurte punaste tuledega peame need rajarekordid üles kirjutama. Ervin Runnel on meie hea abiline muidugi olnud ära teinud tänuväärse töö, nii et siinkõneleja siis on vaja ka panna pilkuma need tulukesed alati finiši võimesti märkmetele, et tasub üles kirjutada. Et uus rajarekord on Katja poolt ka 47.01 ja kes seda ise muidugi kõige paremini ei tea kui sportlane ja tema treener. Aga jätkem siis meeste ja ka võitja 10 kiiremat sportlast ja 10. koht tulemusega 45 minutit 18 sekundit Rakvere kergejõustikuklubi Vike esindaja Andrus Lein, kellele on see 15. tulemuseks 15. punkti kohal, tehes sellega ajaloolise saavutuse samuti, nii et 10. koht Andrus Lein ja 15. korda 15 hulgas läbi aastate. 9. koht täna tulemusega 45 minutit 2 sekundit treeningpartner Diadora spordiklubi esindaja Martti Medar. – 44.02 ja treeningpartner spordiklubi esindaja ning 8. koha omanik Dima Aristov. Seitsmes koht tulemusega 43.31,5 Võru suusaklubi tiim Haanja esindaja Raido Ränkel. Tagasihoidlik arvestus näitab, et vähemalt 3. koht, kui ei eksi, peaks Raidol olema, nii et siis saab vaid kõrgemale veel minna. 6 kohta tema ees on veel vakantsed järele jäänud tulevaste aastate tarbeks, kui 6. koha tänavu saavutas tulemusega 43 minutit 22 sekundit jooksupartner spordiklubi esindaja Ilja Nikolajev. 5. koht tulemusega 43.12 Läänemaa kergejõustikuklubi esindaja Argo Jõesoo. 4. koht tulemusega 43.11 Roman Falõnski on jooksuradadel ja jooksus ennast viimasel ajal väga kõrgesse ja heasse sportlikku vormi treeninud. Aga pole ka ime, omal ajal noorteklassis kuulus sellel alal just nimelt Eesti paremikku, hilisemalt on sõjaväelises mitmevõistluses Eestile kuulsust rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt toonud.
kolmas koht tulemusega 43 minutit 2 sekundit Tartu Kalevi spordiklubi esindaja Kaur Kivistik. Kaurile karikas ja auhinna tšekk 200 eurole. Universiaadi hõbemedalist Euroopa meistrivõistlustelt esikuuiku koht Kaurile ette näidata tänavu siis Paide Türi rahvajooksul pjedestali 3. astmel. Teine koht tulemusega 41 minutit 50 sekundit Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi esindaja Tiidrek Nurme. Karikas ja tšekk 300 eurole. Ja kolmanda võidu Paide Türi rahvajooksul võtab tulemusega 40 minutit 49 sekundit Keenia esindaja Ibrahim Mukunga. And the winner is the result 40 minutes 49 seconds representing Kenya Ibrahim Mukunga. His third victory on an event ja vaatame veel järele ka siis Ibrahimi senised võidud ette näidata aastast 2013, 2014 ja tõuseb 3 võiduga Jevgenia Gapovi ja Toomas Turbi kõrvale, Pavel Loskutovi kõrvale ja Tiidrek Nurmel on nüüd tema treeningkaaslasel ja sõbral ette näidata 2 võitu, need möödub ka Tiidrekust ja veel kord siis meie ees tänavune esikümme. Ibrahim Mukunga, Tiidrek Nurme, Kaur Kivistik, Roman Fõrõnski, Argo Jõesoo, Ilja Nikolajev, Raido Ränkel, Dima Aristov, Martti Medar ja Andrus Liin. Palju õnne. Nii, vahefinišid siis, vahefiniši võitjad meil ka ja lühema distantsi siis kõigepealt Kirnamäel 0,9 kilomeetri stardist Timex Top vahefiniši on võitnud Olavi Allase ja auhinnaks Husqvarna lehepuur. Õige aeg tuleb kätte selleks, et lehepuuriga töötada ja kogu kevad pealinn puhtaks rookida, et vastutaja on teada, Olavi Allase, palju õnne. See ei lähe jagamisele, küll aga läheb jagamisele järgmine auhind 4 kilomeetrit stardist. Veskisilla tee otsal 2 meest kõrvuti rinnutsi Olavi Allase ja Karel Hussar. Nüüd palume 2 mehel tulla korraga ja 2 lähevad Veskisilla puhkpaketi. Mine Olavi, ära siin peenutse midagi. 2 konkurenti rajal olite kõrvuti, mahute ühe pjedestali astme peale kõrvuti ära ka. Nii, vabandage siis kirjandusklassikat siit kandist, nii litsid mehed te ju ka ei ole ametigi. Järgame mehed ka mitte. Nii, Paide Türi rahvajooksu vahefiniši 200 meetrit stardist Kuma maja ees. Väga stiilses kostüümis Kristjan Vares on selle ära võitnud Viljandi Steyeri laste ja noorte spordikooli esindaja, kas on samas vormis meil ka pjedestali kõrgemal astmele tulemas Kristjan Vares. Kihvt võis olla stardist vaadata, kui sellises sinises kombinasoonis mees siis kihutas seal jooksjate rivi kõige ees. Kristjan Vares, Kristjan, kui oled kuuldel, ootame sind ja sinu kostüümi või sind siis kostüüm seljas selle auhinnale järele. 2,8 kilomeetrit stardist Reopuu bussipeatused võitja Tiidrek Nurme, aga see on Kristjan Vares.